investeerimisjutud. Ready and action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimisuudised, te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 17. november, minu nimi on Tarmo Tanias ja nagu ikka minu vastas hea sõber ja kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Ja tervist Tarmo ja tervist kõik kuulajad. Ma kuulan sind, tundub, et sinu hääl on minust selgem, et sügistuuled on vist mu häälele natuke kehvasti mõjunud. Jah, eks mul on endal ka piiri peal ikkagist siuke külmetuse, mingisugune külmetus on natuke sees, et tõesti, et siin just hommikul sadas kergelt siin lund isegi maatsin, et esimene lumi siin. No läheme siis vaikselt turgude teemale üle, et kuidas sul tundub, kas turul on ka mingi külmetus või mis juhtus eelmisel nädalal? Seal turgude kohta, jah, ma ei oskagi niisugust head sõna öelda, pigem võib-olla inglise keeles, et what a week on ju, et need, kelles sellest aru saavad, need saavad, aga kui võib-olla tavainvestorile, kes vaatab on ju indekseid, siis tegelikult nagu ei toimunudki eriti mitte midagi, et siin S&P ja Nasdaq olid üldiselt nädalaga flat, väga mingi liikumisi suures pildis ei toimunud selle nädala jooksul. Aga kui vaadata nii-öelda kapoti alla, siis seal ikkagist käis päris suured liikumised. Eriti kui vaadata auto kapoti alla, millel on võimsam mootor. Ja, et aga võib-olla vaadata kõigepealt suurtematest tehnoloogia hiidudest, et siis niisugused Microsoftid, Apple'id, Nvidiad, kõik nad lõpetasid nädala plussis. Tesla võib-olla oli niisugune, mis korra siin nädala sees müüdi 10% alla, et kuigi nädal lõpuks taastus -6 peale, aga tegelikult see kõige brutaalsem nagu osa ikkagist oli väiksematel kasvuettevõtetel langused, kõik selline small cap ja ARK-i ETF investeeringud ja need ETF-id ise ka. Krüptoga seotud asjad. Ja ma vaatasin siis ARK 10 päevaga on 20% kukkunud. Ja tundub, et siuke high growth aktsiates käiski ikkagist selle viimase 10 päevaga konkreetselt valuation reset, et väärtuste reset nii-öelda. No mul tuli esimesena meelde kohe üks viimased oste, suure Peetril küll õnneks näpu otsaga, aga see sama, ütleme siis võimsad arvutid, Rigetti 2 nädalaga -40%. Ja ulme ja tõesti kõik, mis on seotud andmekeskust, Bitcoini kaevandajatega ja need said nagu kõige rohkem pihta ja ütleme tõesti, tekski siuke evaluation reset, et järsku siuke lumepalli efekt ja kõike nagu müüdu, et kuigi suures pildis on ju midagi muutunud ei ole, aga see on nagu siuke täielik turupsühholoogia, ma ütleks. Mis läheb kiiret üles, see peab vahepeal ka tagasi tulema. Ja, et pigem mulle tundub, et see turg võib-olla ootab nagu kinnitus sellele, et kas need et millal hakkavad nii-öelda AI äritulud nii-öelda kasvama või millal saab nagu kinnitust nendele AI investeeringutele, mis täna tehakse ja kuna sellele ei olda nagu kindlad, millal need äritulud nagu hakkavad järgi jõudma, et siis korra võttis investoritel jala värisema ja et võib-olla siin ongi siuke puhas turgude ja inimese psühholoogia, et kus ahnus ja eufooria on siis vaheldunud hetkel hirmu ja selliste kõhkluste vastu ja täna me olemegi ikkagi sellise täieliku paanika lainal, kus on ikkagist natuke siukest kärsa haisu tunda ja kus võib-olla emotsioonid kipuvad natuke üle keema ja reageeritakse mingite aktsiate müükidega üle, on ju. Ja tõesti sellised langused, ma ütleks, panevad ka siuksed kõvematel investoritel jalad natukene värisema ja sellest, kui sa ikka vaatad iga või 3, 4, 5 päeva järjest mingid aktsiad kukuvad 10%, 15%,
korra mingi väike põrge ja siis uuesti nagu ja kui sa paned nagu selle turu üldise sentimendi ka on ju sinna lisaks, et kus noh, kogu aeg räägitakse vaata AI mullist on ju, et kas nüüd see ongi nüüd juhtunud on ju, siis sinna kõrvale on ju Michael Burry on ju, kes viskab selle lusika nurka ja ütleb, et ei saa enam turgudest aru, et ta nüüd teeb exit ja saadab investoritele raha tagasi, et paneb enda investeerimisfondi nii-öelda täiesti kinni, et see turg on nagu absurdne on ju, et see lisabki võib-olla või tekitab sihukese kompoti, et kus ka isegi pikaajalised investorid, kes ütleme nende data centerites on olnud sees ja võib-olla siin tippudest on ostnud, et need panevadki sellistel hetkedel positsioonid kinni ja lähevad nagu rongilt maha või õigemini raputatakse maha on ju. Ma korra Meelis tulen siia teemasse vahele, et me oleme küll saadetes korduvalt ka rääkinud, et ärge siis nagu üks-üheselt kuidagi nagu Peetrite poolt nagu jäljendage, aga ütleme, meil on ka ju seal mõned riskantsemad positsioonid, õnneks küll väiksema osakaaluga, aga kuidas siis ütleme tavaline Eesti inimene, keda me oleme küll nagu hoiatanud, et kuidas ta saab need keerulisemad ajad nagu üle elada niimoodi, et saaks öösel magada ka? Jah, ütleme, eks siin peavad olema kindlasti ütleme, positsiooni suurused peavad paigal olema ja noh, üks asi võib-olla on ka see, et ärge laske miinused ikkagist liiga suureks, et kui tõesti te ostate valel ajal, võib-olla liiga kõrge hinnaga, kui see stokk siin kukub 10% rohkem, et pange julmalt see positsioon kinni, te lihtsalt tegite vea, oodake ja proovige siis mingil hetkel uuesti või alustage mingi väikeste summadega nagu uuesti. Ja no kõik ei peagi ju need riskantsemad asju ostma, et võib ka ju vähem riskantseid asju osta. Ja loomulikult, aga noh, eks tahad ju sihukest närvikõdi ka natuke ja olla sihukest, noh, täna ikkagi nendes kuumades sektorites sees tahad sellest nii-öelda uuest tehnoloogia lainest nagu osa saada, et siis paratamatult peab nagu natuke rohkem riski võtma, aga ma ütleks täna, kus on sellised volatiilsed ajad ja noh, tegelikult on ka see cash ikkagist positsioon, et mis annab sul võimaluse õigel hetkel nagu paugutada, et see, kui sa mingitest positsioonidest nii-öelda raha välja võtad, siis kannatage, oodake enda võimalust, küll see tuleb, et ärge rapsiga nagu niisama, kui sul ei ole nagu mingit head strateegiat, et sularaha on positsioon ja eriti täna. Sa rääkisid nendest väärtuskordajatest ja no mina ka ausalt ütles ei saa nagu vahepeal enam nagu aru. Noh, OpenAI-st on väga palju nagu räägitud, noh ka seda ju, et vaata, et järgmine aasta äkki tuleb selle ettevõtte IPO on ju, ja siis sellised paberil arvutused on juba toodud, et äkki see hakkab nagu $1 trillion, siis ma nagu nädalavahetusel nägin ka, et kus need nagu tulud nagu enam-vähem on sellel aastal selle ettevõttele ja järgmisel aastal, et noh, ta on ikkagi alla 100 miljardi on ja on tegelikult isegi seal natuke vähem on ja et ja me ei räägi nagu kasumist, me räägime nagu tuludest ehk turg ikkagi hinnastab nüüd täna nagu väga positiivse stsenaariumiga. Jah, et aga ma pigem ütleks selle datacentrite languse ja selle paanika peale, et see on ikkagist täna on selline klassikaline korrektsioon, et turg oli natuke liiga kuumaks köetud, kõik kogu maailm on siis just nende kuumades sektorites sees ja see tekitabki sihukest hästi palju kuuma raha ja kui nii-öelda positsioonid hakkavad allapoole liikuma, siis see on see raha, mis nagu surub need aktsiad nagu alla ka, et müüakse valimatult ja rapsitakse, et aga noh, ma arvan, et see buum, milles me täna olema, no see ongi buum, aga noh, kindlasti see ei ole veel läbi, on ju, et me näeme, et milline nõudlus on ikkagist AI nagu infrastruktuuri vastu ja kuidas seda nõudlust siin järgmised aastad nagu hakatakse välja ehitama. Ja kui palju sinna investeeritakse, on ju? Ja loomulikult ja noh, igal juhul ka head aktsiat saad ka valel ajal osta, millega sa sõidadki nagu alla kaasa, et seal ongi see, ütleme, aktsiatel kõige olulisem asi ostmisel ongi tegelikult ajastus, on ju, et kui su ajastad selle heal aktsial ka ostu valesti, et tasuvusperiood on nii palju pikem. No jah, et aga nagu eelmine kord me ütlesime, et tõenäoliselt on korrektsioon, mis võib vabalt siin kesta paar kuud, 2, 3, 4 kuud, kuni aktsiatel tekivad jälle mingisugused nii-öelda
tasemed, kuhu nad seisma jäävad ja kui see nii-öelda ikkagist see sentiment ja see taganttuul nagu on jätkuvalt, noh, ilmselt on ju, siis need aktsiad hakkavad taastuma varem ja hiljem. Noh, ütleme, sa tõid välja jah, et see peamise mure, miks turud kukkusid möödunud nädal, et need väärtuskordad hakati võib-olla natuke kahtlema, aga üks asi mõjutas veel nagu negatiivselt, et ütleme, need USA inflatsiooninumbrid natuke ollakse nagu murelikud, et kas need nagu õiged on ja teiselt poolt, et kui nüüd vaadata, mida siis Trump on ka viimasel ajal teinud, et ta ju allkirjastas siin dokumendi, kus siis seal on natuke üle 200 erineva toidukauba, eeskätt oli siis nagu kohv, banaanid, veiseliha, apelsinimahl, mis olid siis nagu tundlikumad asjad, et ühesõnaga ameeriklaste toidukorv on ka kallimaks läinud, ma arvan, et see ei ole võib-olla nii hull kui Eestis, me seda tunnetame tõenäoliselt nagu rohkem. Kui me sinuga Ameerikas käisime, siis toit nii kallis küll ei olnud kui Eestis, suhteliselt on ju, arvestades ameeriklaste sissetulekuid. Aga ütleme, kuna siis mure on ikkagi, et inflatsioonile mõjub see negatiivselt, siis Trump alandas imporditolle päris palju, et see oli ka selline huvitav teema ja siis selle peale siis paljud turuosalised muutusid ka nagu närvilisemaks, et miks Trump seda teeb, et äkki siis nagu ei tulegi detsembris seda intressilangetust ja ma ei tea, kas sina meeles oled aru saanud, aga turud on natuke rohkem kahtlema hakanud, et võib-olla ei tulegi detsembris. Kui mina peaks panustama, siis pigem ikka vist teevad ära. No hetkel minu see viimane statistika on seal, et 50-50. Umbes nii, jah. Vahepeal oli juba 90-10 on ju, et... Jah, et ma ei oska prognoosi, pigem arvan ka, et ikkagi see langetus tehakse ära, aga see, et tõesti hinnad on nagu kalliks läinud, seda näitab ka Trumpi selline mõte, et nii-öelda eluaseme laenude pikkust see on üks huvitav teema, siin võiks peatuda. Võiks pikendada, et kui täna siuke keskmine, siin Euroopas ja USAs on siuke, et eluaseme maksimaalne laenupikkus on 30 aastat, et siis käidi välja mõte, et see võiks nagu 50-aastane laen olla. Siis kuumakse läks nii palju väiksem. Jah, kuumakse seal kukuks mingi paar 200-300 taale, aga mis tähendaks seda, et kinnisvara kättesaadavus tõuseks nagu oluliselt suuremale osale inimestele. Aga viiks ka hinnad ülespoole alla, intressid ka alla veel tulevad. Jah, et eks seal võib-olla on paar asja, et kui sul eluaseme laenu pikkus on 50 aastat, siis ilmselt see nagu võib-olla 5 või 10 aastat võib-olla toimiks, et inimestel tekib võimalus nagu või kättesaadavus osta kinnisvara väiksem kuumaksaga, aga mingil hetkel ma arvan, et me jõuame ikka selle sama leveli juurde, kus ka selle 50-aastase laenu kuumaks on nagu nii kõrge, et see kinnisvara on nagu nii palju üles läinud, et siis kui sul tekib nagu kinnisvara turul nõudlus, hästi suur nõudlus. Hind liigub ikkagi eest ära. Ja, et tasapisi see viib nagu hinnad üles ja võib-olla 10-15 aasta pärast oleme sellises seisus, et kus ka 50-aastast laenu ei kannata enam võtta. Plus kõik ei saa võtta ju 50-aastast laenu, et kui sa oled 50-aastane, siis sul ei anta 50-aastast laenu. Jah, et võib-olla see ongi üle generatsiooni, et sa nii-öelda pärandad selle laenu enda aastal, on ju, et seal on veel 30 aastat jäänud, et siis laps ise vaatab, et kas ta müüb maha, võib-olla seal on tekkinud nii-öelda see nii-öelda turuväärtuse kasv on ju, et sa saad nii-öelda sealt mingisuguse raha ja siis vaatad ise, mis sa sellega teed, aga jaa, sul on see hea point, et kui on nagu 50-aastane laen, siis tegelikult on nii, et sa põhiosa ära ei maksagi. No mul tuleb meelde Rootsi esimesena, ütleme Rootsis oli aastaid selline olukord, kus ka, ma ei mäleta, mis see tähtaeg oli, aga see oli ka minust pikem kui 30 aastat, aga seal inimesed jah, põhimõtteliselt paljud ei maksnudki põhiosa tagasi, maksid ainult intressi ja see mäng käiski siis ju selle peale, et ütleme, hinnad läksid kogu aeg üles, kui sa tahtsid, siis sa võisid tulevikus selle kinnisvara lihtsalt oluliselt kallimalt maha müüa, millega sa ostsid on ja võitsid selle vahelt siis on ju. Jah, et kuna see 50-aastane periood on nagu nii suur, et seal tõesti sa maksad, ütleme, kui see kuumakse on mingi 2000 taala, siis sellest maksad intressi, ma arvan, või põhiosa tagasi mingi 100 või 150 taala näiteks, aga kui sa teed annuteediga on ju, et see on võimalik teha on ju. Jah, aga eks see mäng tõesti selle peale käib, et kinnisvara hind läheb nagu tulevikus üles on ju, et kui sa 10 aastat oled kinnisvara omanud, et siis nii-öelda selle asseti vara väärtus võiks olla juba nii palju kasvanud, et siis sa võid veelgi võib-olla selle nii-öelda tagatisel uut laenu võtta. Aga
said sa aru, Meelis, et kas see oli nagu ettepanek, mida siis Trump mõtles nagu tõsiselt, pigem, et kas nad lähevad siis sellega edasi, et nad seadustavadki sellise variandi, et võtavadki 50 aastaks laenu või see lihtsalt idee või? Ma arvan, et see on kuskil laual, siin hakatakse sisse vaatama, et eks siis hetkel nagu kindlalt midagi ole, et eks seal kaalutakse ja mõeldakse. Eelmine saade ma vist rääkisin ka, et ütleme, kui seal 35 aastat tagasi ameeriklased ostsid selle esimese maja, nad olid 28 aastat, nüüd on 40 aastat, ütleme see, nad jõu osta lihtsalt, et eks selle peale tulebki siis midagi teha, on ju. Jah, ega kokkuvõttes mulle tundubki, et ega kogu see tänapäevane elu lähebki nagu kuumakste põhiseks, et sa võib-olla enam ei olegi see hind oluline, pigem sa vaatad, et kas sa suudad võimaldada selle kuumakse piires, on ju, et siis nagu ei olegi vahet, et mis selle hind lõplikult on, kui seda küll, lihtsalt sinna, 1000-2000. Jaa, ma olen suga nõus, lihtsalt sinna, kui ütleme paljudes asjades hakkab see kuumakse põhine asi tulema, siis sinna peab kuidagi mahtuma ka liising näiteks, ma ei tea, igasugused muud järelmaksu asjad, mis Ameerikas on populaarsed ja siis me võib-olla jõuamegi sinna, kus täna on Ameerika keskmisel, ütleme 2/3 peredel kuu lõpuks raha enam ei ole, on ju. Jah, aga siis tulevadki sellised Firmi-sugused ettevõtted, kes panevad ka sul poekorvi kuumaksateks ja maksad aasta jooksul. Jaa, aga siis, ma saan sellest väga hästi aru, lihtsalt see süvendavad probleemi põhimõtteliselt. Jah, ega see ongi, et kõikide probleemide lükkamine tulevikku. Mis on võib-olla veel huvitav, ütleme siis, kui nagu teisi riigid natuke vaadata, siis Hiina ja Jaapani suhted ei ole jälle nagu väga head, et siin Hiina ei soovita enda kodanikel siis Jaapanisse reisida, kuna siis ütleme see sama Jaapani uus naispeaminister ütles ka suhteliselt halvasti, ütleme Hiina kohta, et ta on ikkagi nagu potentsiaalne oht nagu Taiwanile, selle kohta meil ka on olnud siin kuulajate küsimusi pärast nagu peatume siin nagu lähemalt, et ühesõnaga nemad seal võib-olla ka oma vahel siis kõige paremini nagu läbi ei saa, aga ma saan aru, et kui igal pool maailmas on sellised nagu innovatsioonid ja robotid tulevad ja siis ma arvan, et seda on tõenäoliselt kõik, kes natukene sotsiaalmeediat on kasutanud, neid videosid näinud, kuidas siis Venemaa selline esimene, ma ei teaks esimene, aga mida siis esimesena nagu esitati selline ka nende selline tark robot. Humanoid. Jah, et humanoid, selgus, et ei olnudki humanoid. Jaa, tõesti, ma siiamaani naeran selle roboti üle, et tõesti see on, ütleme, siin kuidagi siis eelmine nädal tulid välja nagu igasugused erinevaid robotid, on ju, hiinlased tulid oma robotiga. Maskil igasugused. Jah, see X-Peng robot, on ju, ja kui sa vaatasid isegi hiinlaste robot seal, kui seda presenteeriti, see nagu käis ja liikus nagu nii loomulikult tõesti, et inimestel tekkis kahtlus, et ei, see on nagu mingi inimene, mis sealt lõigati nagu mingi riidetükk ära, et kus oligi näha, et okei, see on tegelikult on ka robot ja see Tesla robot, ta on küll, ta on hea, ta oskab tantsida, liigub, on ju, aga kui tõesti venelased enda robotiga tulid, siis ma ei tea, mulle tundus, et see robot on nagu mingi alkoholijoobes või mingi deliiriumis, et ma ei tea, kas see oli mingi funktsioon, aga igastahes tundus, et 3 promilli oli selle robotil all ja ta konkreetselt kukkus nagu pikali ja peale seda tõmmati on ju kardin ette ja show pandi lihtsalt kinni. Ei, ma saan aru, et kui välismaalased naeravad ja kritiseerivad, on ju, et oli naljakas juhtum, aga Vene enda nagu ajakirjanikud ka on ju, et mitmed on ju siis ju tõid välja, et vähe sellest, et see on nagu totaalne häbi riigile, tõid välja ka nagu maksumuse on ju, et kui ütleme siis Elon Muskil see keskmine robot maksab umbes $20,000, siis see venelaste ime arvati, et on nagu $1 miljoni ja $2 miljoni vahel on ju, et kolossaalne vahe ja siis hakati jälle nagu kahtlustama, et kus need nagu rahalt läksid, et ühesõnaga ikkagi tükk aega sellest veel, ma arvan, räägitakse. Jah, ega ma ei tea, kui see venelaste see robot äkki see oli tõesti mingi riiklik programm, et ime pole, et kus see raha on läinud, see on läinud jahti, mis seisab juba kuskil selle Türgi sadamates kuskil, et see on Venemaa siuke tavapärane majandus või vaata, see ei ole ju ainuüksi, me ei räägi nüüd sellest robotist, mis iganes on, aga siis hakatakse ju kogu seda Vene riiki ja majandust ja teise pilguga vaatama, et nad väliselt on, üritatakse siis nagu tugevat positsiooni tekitada, aga ei ole seal tugevuse taga eriti midagi.
jah, ütleme venelastel ikkagist see nädal oli nagu väga alandav nädal ja eks nad said sellest ise ka nagu lõpuks aru ja võib-olla isegi see tehnoloogilises mõttes alandav, aga ka sõjalisel sõjarindel läks neil päris kehvast, et üks suurimaid, ma arvan, et kaotused võib öelda selle sõja ajal tegelikult, et kus siin nädalavahetusel sai pihta Novorossijski sadam. Väga oluline sihtmärk, jah. Ja tõesti, et väga oluline sihtmärk ja kes seda nii-öelda sanktsioneeris, oli jälle Ukraina ja seekord kasutati Ukraina enda Flamingo nimelisi rakette, mis tegid nagu korraliku lastamistöö ja tõesti seal oli näha, et venelased läksid ikkagist päris paanikasse ja vaadates, millised sellised tuumaseene moodi plahvatused seal sadamas toimusid, et arvati, et on mingi tuumarünnak või? Ei, no võib-olla mitte seda, et seal lihtsalt, kuna see Novorossijsk on nagu nii oluline sadam venelaste jaoks, seal on hästi palju naftaterminale ja see on Musta mere kõige olulisem nafta ekspordi sadam, kus käib sisuliselt läbi 20% Venemaa nafta ekspordist ja selle peale siin isegi nafta hind tõusis, et see Venemaa 20% on juba 2% maailma globaalsest naftatoodangust on ju päevas. Et ja paratamatult, kes seda sadamat opereerib, Nosreft on ju, kellele siis USA pani sanktsioonid peale Lukoilile ja Rosneftile ja kuna Lukoilil me näeme juba, et seal käib ikkagist tükeldamine, et siis Rosneftist ei olnudki nagu midagi kuulda, et kuni selleni, et siis Ukraina sanktsioneeris ise Rosnefti nii-öelda ära ja kui vaadata, kui suur business Rosneftile see Novorossijski sadam on, siis 25% Rosnefti ekspordist käib läbi selle sadama, on ju. Et ma ei välista, et see liter võis olla ikkagist venelastele selle sõja suurim nii-öelda kaotus ja mis tähendab nii rahaliselt kui moraalselt on ju. Ja seal kuskil käis summad läbi, et 100 miljonit dollarit pluss päevas jääb nii-öelda Venemaal saamata tulusid nii-öelda ja see on üks Musta mere põhiline sadam, kus nii-öelda laetakse neid Shadow Fleet, ühesõnaga neid tankereid on ju, ja üle maailma siis tarnitakse nii-öelda seda naftat, nii et selle sadama töö on päris pikaks ajaks nüüd suletud ja sealt nii-öelda need naftatanneid enam ei liigu, ma arvan, kuid, et ja lisaks ka Musta mere sadam on talvel just hästi oluline, sest et kõik need ustluugad ja põhja poole, seal võib nii-öelda see ära külmuda ja seal on raskendatud see liikumine, nii et tõesti venelastele korralik kaotus ja lisaks on ju, me võime isegi rääkida Lukoilist ka, on ju, millele USA sanktsioonid peale keeras ja siin on nüüd esimesed märgid Lukoili nii-öelda lagunemisest, et nagu me teame, et kuna sanktsioonid on peal, siis tähendab seda, et dollari maksed ei liigu ja kui sul dollari maksed ei liigu, siis sa ei saa nagu äri ajada ja siin käis siin meedias ka läbi, et kus Lukoil kuulutas välja Iraagis asuval naftaväljal enda rafineerimistehase force majeure'i ehk sisust pankroti kaitse, et kuna sa ei saa enam mitte midagi teha, sul maksud ei liigu, on ju. Raha peale ei tule, ilmselt on mingid võlad ka, mida on vaja teenindada, ongi. Ja just, et sa ei saa nagu enam midagi teha ja mis on nagu oluline see, et see sama terminal toodab Iraagis 9% riigi nii-öelda naftast, et see on nagu Iraagile ülioluline terminal ja Iraak ei saa lubada, et nii-öelda see terminal ei tööta, näiteks tõenäoliselt kuu või oodata sõja lõpuni, on ju, seal on vaja nagu kiirelt reageerida ja ilmselt siin minnakse seda teed, et kas see Iraagi valitsus natsionaliseerib selle tehase ja võetakse nii-öelda
Lukoilit üle, kas siis tehakse mingi diil, ülisoodustingimustel, võib-olla see käib ühe taala eest, vaadatakse see ära, on ju, nii nagu venelased on sisuliselt enda ettevõtetega teinud, mis siin nagu sanktsioonide alla sattusid. Aga tõesti, see on nagu jällegi venelased päris nagu paanikas ajanud ja Lukoil ei ole väike ettevõte. Ja Lukoil ei ole väike ettevõte ja tegelikult ka Lukoilil on väga palju teisi ärisid, mis on nii-öelda Venemaalt väljaspool, on ju, need on igasugused Bulgaarias, Rumeenias, seal vanades Nõukogude liitudes ja sama asi nüüd, ütleme, ongi juhtunud Bulgaarias, kus valitsus võttis vastu seaduse, mis võimaldab natsionaliseerida Bulgaarias nii-öelda Lukoili rafineerimistehas, mis on samuti Bulgaaria jaoks nagu ülioluline, sealt tuleb päris suur maht nagu ja tõenäoliselt ka see tehas võetakse Lukoililt nii-öelda sisust käest ära, kas paari euro eest või siis väga discounted hinnaga nii-öelda. Ja seal tegelikult on veel Lukoilil neid varasid igal pool, näiteks Soomes on 430 nii-öelda Teboili tanklat, mis kuuluvad Lukoilile, siin osad tanklad on hakanud kuivaks jääma, raha ei liigu, on ju, samamoodi ilmselt Soome peab mingil hetkel selle valiku tegema, et kas võtta see kett jällegi natsionaliseerida, võeti lihtsalt käest ära, et kuna äri ei saa teha, keegi ei tea kaua, on ju, et need sanktsioonid võib-olla kestavad veel aastaid, on ju, et mis tähendab nagu Lukoilile meeletult kaotusi, et sa oled nagu aastakümneid ehitanud selliseid väga kalleid naftakette nagu üles, pannud miljardeid, on ju, ja siis nipsuga sulle võetakse see mingil hetkel käest ära ja sama asi on täpselt Moldovas, sama asi on Türgis, kus Lukoilil on 600 tanklat, on ju, et kõik need on nüüd täna sattunud nagu löögi alla ja me näeme nagu päris elusas peas, kuidas nagu Lukoil tükeldatakse nagu ära, on ju. Et see on tõesti siuke korralik liter Vene. Oled sa vaadanud, Vene börsil kaupleb, et kus ta liigub? No siin eelmine või üle-eelmine nädal, siis kui need sanktsioonid peale keerati, siis juba Lukoil ja Rosneft kukkusid seal 20%, ma see eelmine nädal ei vaadanud, aga tõesti siin ilmselt kõik venelased nagu vaatavad kurvalt pealt, on ju, et nad näevad nagu enda silme ees, et kuidas lammutatakse top ettevõtted, Lukoil on number 2 nagu naftafirma Venemaal, on ju, et kogu su naftatööstus nagu Ukraina põletab selle maha, sulle suurfirmad tükeldatakse, varad võetakse käest ära, on ju, ja samal ajal Venemaa see Wealth fond, rahvarikkuse fond, Putin on selle ära põletanud, on ju, ja rahvas nagu kergelt vaatab pealt, Titanic on viltu, ammu juba kreenis, on ju, keegi midagi ette ei võta ja mis meil öelda, võtame popcorni juurde, et seal asjad on nagu päris huvitavaks minema, ma arvan, minemas seda. No ja Venemaast rohkem ei tahagi nagu rääkida, et sellest piisab täiesti, aga minu jaoks üllatav uudis tuli Ameerikast, et Buffett ostis Google'it. Jaa, see, ma ütlen, see on ilmselt siuke pommuudis, et küll see osaluse suurus ei olnud midagi väga erilist, seal kuskil 4,3 miljardi dollari eest osteti Google'it, see on vist Buffett portfellist mingi alla 1%. Arvestades seda, et palju neil on nagu cash'i seal kuskil 380 miljardit, et seal 4 ära panna ei ole hullu, seepärast neil ju minu just sellest valitsusvõlakirjast tuleb 8 miljardit intressi iga aasta, et just sa saad iga aasta nagu topelt siukse osaluse intresside eest osta. Aga kas see on nagu märk, et vaatab ka AI poole või? No mulle natuke tundub küll, et nad ikkagist, ma ei tea, kas on võib-olla uus tulek, äkki nii-öelda see Kreek, kes on seal asju üle võtmas, et see on nii-öelda natuke uutemate nägemustega, et ei ole ainult sellistes vana traditsiooni ettevõtetes mingi railwayd ja sadamad ja mingi, et vaadatakse ikka tehnoloogia ettevõtete poole ja loomulikult see ajastus, ma oskagi öelda, et kui siin kõik rääga on nagu AI mullist, on ju, et siis minnakse nagu tehnoloogia ettevõttes tipus sisse, et ma ei teagi, kas on mõtet ikkagist karun alla siin. Või ta jälgis suurt Peetrit, et vaatas ka, et ostan.
jah, nad võib-olla seda tasapisi ikkagist kuulavad suure Petri tegusid, et aga omal ajal Buffett minu meelest ostis ka tolle aja mõttes nagu Apple'it suhteliselt kallilt, aga lõpuks ikka võitis nagu väga palju. jah, et tõesti, et Apple'it, ma vaatasin, nad on nüüd korralikult müünud, et aga siiski neil on, Apple'it on $65 miljardi ees sees, mis on 21% portfellist, mingi aeg see osakaal oli 50, et jah, vaatasin Google täna oli muidugi 3,5% plussis, et päris ilus. No keegi ei julge müüa enam peale seda uudist, jah, et tõenäoliselt, eks nagu me mingi aeg rääkisime ka, et ega Buffettil ongi hästi piiratud valik, kuhu siseneda, et sisuliselt et neil on nagu seda raha nii palju. Google'it saab osta vähemalt. Google'it saab osta jah, et Irene ei saaks. Täna see väike protsent on pool Irenist kogu market cap'ist, et siis ongi sul jäänud mingi, ma ei tea, top mingi paarkümmend ettevõtet tegelikult, kuhu sa saad normaalselt investeerida, et muidu sa ühe laksuga võtad kogu ettevõtte üle. Üks ettevõte, kuhu saaks investeerida ja kuhu tuleb ka selle kolmapäeval kindlasti popcorni varuda on siis Nvidia on ju, et kelle tulemused tulevad kolmapäeval, et ei tea, Meelis, mis ootused on? Ja ma pigem olen positiivselt meelestatud, et vaadates palju siin nagu diile on tehtud ja ma ei oska öelda, kuidas see Nvidia kajastab neid tuleviku diile, et sealt cashflow'd veel ei tule, need enamus diilid siin alles jõustavad siin järgmise aasta teises pooles, et aga kindlasti kogu turg jälgib ikkagist ja Nvidia on ikkagist kogu selle infrastruktuuri top 1 ettevõte. Aga mis mul ka veel silma jäid, võib-olla natuke veel nendest datacentritest rääkides, et ka CoreWave'il olid siin tulemused, ei hakka rääkimagi, palju aktsia sinna nädalaga ära kukkus. Veerand. Jah, umbes seal veerand ja võib-olla selle CoreWave'i võib-olla tulemused andsidki nagu põhjuse müümiseks kogu sektorile, et kus nad nagu indikeerisid, et neil on nagu tarneraskused kolmandate osapooltega, et ma täpselt ei saanud aru, et kas seal on nagu ehituse poole pealt või siis kolmandad osapooled võivad olla ka niisugused energia poole pealt mingisugused tarneprobleemid on ja see nii-öelda viskas siin õli tulla ja nii-öelda kogu see datacentrite kõhklus nagu läks nagu veelgi suuremaks, et siin võivad olla nagu kuskil pudelikaelad ja samal ajal tuli ka uudis Micronilt, kes ka nagu tegeleb seal datacentrite sektoris ja ehitavad ka nagu datacentreid ja ka see Micron nagu andis teada, et sisuliselt neil on üks datacenter nagu ehituskäigus, aga selle rajatusele nii-öelda ei saa seda powerit või elektrivõimsust taha ja see jälle tekitas nagu kuulujutt, et okei, siin on ikkagist mingi pudelikaelad, uusi keskuseid ei saa teha ja see nõudlus on meeletu ikka elektrile. Jah, et see nagu tekitabki sellise nii-öelda dominoefekti natuke, et sisuliselt kui sa ei saa rajada datacentreid nii kiiresti, kui sa tahaks rajada, see tähendab ka seda, et sul GPU-de vastu ei ole nii suurt nõudlust ja ühesõnaga siis ka Nvidia müük on ju kukub, GPU-de müük kukub ja kogu see nii-öelda tarneahel hakkab nii-öelda aeglustuma, et see ongi see tänane võib-olla niisugune paanika üks põhjustest, et pudelikaelad. Nvidia puhul on huvitav jälgida uudiste puhul, ma ei kahtlegi, et tulemused oled väga head, aga et kuivõrd nad saavad võib-olla eksportida mingit oma toodangut Hiinasse just on ju. Jah, et üle maailma sellest ega see infrastruktuuri ehitus nagu jätkub, et see on võib-olla natuke USA spetsiifiline probleem, et mujal maailmas võib-olla ei ole selle energiaga nii kriitiline. Ja ma ütlen just seda, et poliitiliselt USA ei lase. Jah, aga minu teada on nii, et isegi täna Nvidia enda nii-öelda müüginumbrites ei anna Hiina numbrid üldse, nad ei arvesta selle Hiina müügiga, et jah, aga mis veel mul silma oli ka Nebius, kus
tulid ka nagu tulemused, noh, iseenesest tulemused olid väga okei, aga neil on nagu teine probleem, ütleme samamoodi nagu pudelikaelaks on see võimsus, see maht nagu, mida kliendid tahavad, et kliendid nagu tahavad nii suurt nagu ütleme seda arvutusjõudluse mahtu, et neil ei ole seda kuskilt võtta, nad ei jõua nagu nii kiiresti ehitada neid datacentreid, kui kliendid nagu vajavad ja see nagu pani ka aktsia kukkuma, et kuna sa ei saa endal nii suurt revenue'd nii-öelda tekitada, et kui kliendid vajavad, et see on nii-öelda see pudelikael, et jah, et võib-olla kõik need uudised nagu kokku panna, et see oli nagu siuke põhjus sell-off'iks. Ja no ütleme, see sell-off ei jäänud ka märkamata siis väikesele ja suurele Peetril on ju, et kui me nüüd liigume vaikselt nende portfellide juurde, siis noh, väiksel Peetril küll vähem on ju, et tal on neid tehnoloogia asju siin õige vähe ja noh, mõned siis siin kukkusid, ütleme sama Ireen, mis sa mainisid, kukkus ju veerandi või 20% midagi nädalaga on ju. Ja seda oli väiksel Peetril noh siin 4% eest, noh ta siis duubeldas oma positsioon, nüüd on 8% eest kogu portfellist ja TAV, noh mis on siis see krüpto ja blockchaini ETF on ju, noh seda siis ka ta ostis nagu juurde. Aga kui nüüd vaadata suurt Peetrit, siis tõesti, ma pidin nagu kontrollima, et kas tõesti nii palju on asjad nagu kukkunud, et viimase 2 nädalaga õnneks ütleme, müüsime päris palju need teravamad asju nagu vähemaks nädal aega tagasi, aga noh, kõike ju ei müünud ja ma vaatan, et uutest ostudest, noh, see sama Rigetti, mis ma enne mainisin, -40%, õnneks seda on 0,5% kogu portfellist, et noh, peab siis mõtlema, mida seda edasi teha, aga noh, ütleme sama Ritstech Robotics näiteks on -38%, noh, portfellist 0,8% ja Black Sky on ka 32% miinuses, 0,4% portfellist. Ma ei tea, kuidas sina, Meelis, aga mina kohe võib-olla neid ei julgeks isegi juurde osta, välja arvatud see Ionq on ju, mida me natuke juurde ossime. Ja need on nii väiksed positsioonid portfellis, et nagu optsioon on ju. Jah, las nad veel olla, et las see turg rahuneb maha, et siis võib-olla tõesti mingil hetkel natuke parandama ja keskmist ja suurendama. Aga kus me siis julgesime nagu natuke suuremalt osta, et siin arutasime ka, noh suure Peetri seda Ireeni kaalusime ka, aga kuna teda on noh portfellis juba on siin, kui nüüd vaatan 5,6% kogu portfellist, noh tegelikult siin kannataks natuke nagu lisada, aga noh jõudsime siis seisukohale, et kui me seda Ireeni juurde ostame, siis see hind peaks olema ikkagi niimoodi, et on piinlik osta, et oleks, noh ütleme, on juba hea, aga päris piinlik veel ei ole, on ju. Jah, et ütleme, me oleme valmis lisama, et ootame veel mõned eriti rajud paanika päevad ära, et siis võib-olla tõesti natuke lisama. Ja siis võib-olla huvitavam positsioon on see sama krüpto ja blockchaini ETF, mis ka noh, väiksele Peetrile ossime, et suur Peeter ostis oluliselt suurema summa, ta ostis natuke üle 6% kogu portfellist, ostis noh 103 000 euro eest, noh sellist positsiooni pole ammu aega nagu aga kuna see hind oli meie hinnangul nii atraktiivne, et siis me julgesime seda käiku teha, läks see paanika müügiks juba, aga me siis poolele, põhimõtteliselt me paneme endale siis selline stop lossi, me ossime vist 10,3-ga, täna ta on seal 10,8 kandis, aga 10 peale paneme siis stop lossi, et kui sinna peaks minema, kuna positsioon on keskmisest suurem, no siis võimalik, et tõmbame nagu vähemaks ja et ostame veel altpoolt juurde, kui võimalik on ju. Jah, et ütleme, eks ta on nagu natuke suke kukkuva noa püüdmine, et aga me hetkel mängime suke paanikale, et tundub, et praegu on suke üsna paanika ja ka see ETF 15 pealt või 16 pealt kukkus 10, nii et väga-väga suur protsentuaalne liikumine. 3 läinud, jah. Et jah, et aga noh, kui ma siin rääkisime, et üsna hiljuti, ma mäletan, 2-3 nädalat tagasi me lisasime Berkseid, no teda on siin natuke alla 5% kogu portfellist ja kui ütleme eelmine nädal oli noh, vähe need asju, mis tõusid, noh reaaltinkam ka tõusis, aga no üks paremad liikujaid oligi see sama Berkse, et keerulistel aegadel see aktsia ikka hoiab väga hästi. Jah, aga mis me veel ära müüsime, lihtsalt julgenud hoida, oli see Aksti. Jah. Et kuna kogu turg nagu niimoodi vajutas allapoole, et paanika müügiga, ja see Aksti oli meil väga korralikult plussis, et siis lihtsalt vältida, et see ka nüüd hakkab kukkuma, et igaks juks panime selle kinni.
Jaa, noh, see oli meil üle 2 korrad plussis, on ju, et see nagu on väga hea hinnaga. Ja siiamaani ma vaatan tegelikult, et ta ei ole nagu ära kukkunud, et üllatavalt hästi hoiab. No aga jah, las ta olla, et me jõuame seda vajadusel nagu tagasi osta, aga praegu meie hinnangul on hea, kui on portfellis siis sellist likviidsust pigem, on ju. Aga läheme siis küsimust juurde, et neid on ka, ühelt poolt on tore, kui nii palju kirjutatakse, teiselt poolt peame vaatama, et me jõuaksime nüüd kõigile ka vastata, et siis dividendi kuninga nime all kasutaja mainib, et me räägime kogu aeg Peetrite portfellidest, aga kuidas on, millist tüüpi investorid me ise oleme ja kuidas meil nagu läinud on ja kas meie nii-öelda investeerimiskäitumine erineb sellest, kuidas me juhime virtuaalset portfelle, kes ei ole võib-olla iga kuu lugenud, korra kuus ma kirjutan ju ka blogi, seal on tärnidega näha, mis on minu ja Meelise positsioon, see pole küll kirjas, mis on nüüd Meelise või Tarmo positsioon, aga mees saab ise enda eest rääkida, aga minul pigem on rohkem sinna rahavoo poole see kaldu, numbritest kõigest pigem ma arvan ei ole hea, kui me räägime, et me ei taha, et te otseselt nagu meie käitumise järgi kõike nagu teete, aga on olnud keskmisest parem aasta, ma ei tea, kuidas sinul, Meelis? Jah, et võib-olla mitte liiga lahkama võib-olla hakata, et aga minu stiil on pigem, ma olen selline agressiivne investor ja otsin turgudelt nagu momentumit ja samas nende momentumi otsimine, see hõlmab ka endas sellist kindlat reeglite jälgimist ja ka just riskide manageerimisel. Ja loomulikult on mul ka mingisugused conviction play'd, kus ma usun mingitesse teemadesse ja siis ma tahan nagu olla selle enda portfelli osakaalust hästi suurelt seal sees. Ireen on üks selline minu teada vist. Jah, näiteks Ireeniga, kus ma ikkagist tahaks seda hoida pikalt ja senikaua, kuni ikkagist tehniliselt taga on kõik korras nagu. Aga kuidas see eelmine nädal vastu pidasid, ei olnud lihtne olla Ireeni investor? Jaa, kindlasti ei olnud lihtne, aga ma ei läinud sealt ka välja, sellepärast, et mul on see keskmine hind on seal nii palju piisavalt madal, et enne kui see positsioon nagu null jõuab, siis ta peab veel pooleks kukkuma, et mul on nii-öelda seda puhvrit selle volatiilsusega nii-öelda toime tulla, et see on küll kasumi arvelt, on ju. Aga võib-olla suures pildis tõesti, et ma ei ole nagu selline tüüpiline investor, kes nii-öelda hoiab üle tsükli igasuguseid erinevaid aktsiaid, et üle karuturgud, et tõesti, kui trend mulle pigem ei istu, siis tuleb see risk management reeglid nii-öelda käiku lasta ja väga tihti ma olengi kogu portfelliga sularahas cash'is ja ootan nii-öelda neid õigeid hetki, millal nagu siseneda ja kui ma leian idee, mis on, nagu mulle meeldib, siis ma tahangi, et mul oleks nagu, kui mul selle ideega on õigus, siis ma tahan, et mul oleks nii-öelda suurelt õigus ja siis ma tahangi nagu selle kontsentreeritud portfelliga nagu kaasa sõita. Et aga see eeldab muidugi väga sukest head distsipliini ja riskide juhtimist. Jaa, meil on üks kasutaja nimega Edu on kirjutanud, et tal on väga palju küsimusi, et püüame siis lühidalt vastata, ja ta on huvitatud erinevatest turgudest, soovib ka on ise 21-aastane, tahab ka tulevikus selles valdkonnas töötada ja sooviks teada saada, et mis haridused meil endal on ja kuidas me oleme nendele väärikatele ametikohtadele jõudnud, et mina olen siis põhimõtteliselt Tartu Ülikooli majanduse taustaga, ja ütleme, mina lõpetasin aastal 2000 ja ütleme, siis olen peale seda töötanud erinevatel investeerimisega seotud töökohtadel, et selles mõttes on nagu hästi läinud, et hobi ja töö on nagu käsikäes olnud, aga ma tean, et Meelis on ka majandus, minu teada on ju. Jah, kunagi TTÜ-s, raha ja panganduse eriala. Aga ma arvan, et üks asi on haridus, mis on muidugi väga oluline, aga minust üks olulisemad, et sul oleks nagu huvi, selles mõttes selle valdkonna vastu, sest kõike on võimalik õppida, aga kunstlikult huvi tekitada on keeruline. Ja võib-olla ja mina mäletan, et kui mina privaatpangandusse tulin, siis Tarmo oli juba seal ees. Ja, on natukene varem. 2006 aasta, mis ma tulin. Mina tulin 2001, on ju, et natukene varem on ju. Aga jah,
jah, aga ütleme tõesti, et ütleme, et kuidas sa püsid selles teemas sees on see, et kui sa peale paari suuremat crash'i või kaotust nii-öelda ei viska lusikat nurka ja ei loobu, on ju, et kui sul huvi säilib, et siis kõik on nagu võimalik ja pikalt selleks olla. Siis on selline küsimus, et igal pool ka meie podcasti lõpus on nii-öelda nagu disclaimer, et tegemist ei ole investeerimissoovitusega, et miks seda üldse pannakse, kus selline asi nagu tuleb, et noh, see tulebki põhimõtteliselt möödunud suurtest kriisidest, et eeskätt aastast 2008-2009, kus paljud investorid said haiget ja siis Euroopas on see regulatsioon, eeskätt Euroopas, aga mujal maailmas ka nii palju karmimaks läinud, et keegi saaks investeerimisnõu üldse anda, siis peavad vastavad sertifikaadid ja nii edasi olema, et noh, meil Meelisega loomulikult on need olemas, aga sellest hoolimata, ega meie ei saa ka anda kellegi nagu üksikut soovitust, et see on nii-öelda no nagu me ise oleme ka öelnud, et seesama podcast on ka meil pigem nagu hariduslikus mõttes, et see on nagu info jagamine, noh igaüks te peate siis oma portfellis ise nagu mõtlema, mis te teete või ei tee, on ju. Jah, et tänapäeval on nii keeruliseks läinud selline kliendi riski määratlemine või et kõik need EU direktiivid ja MIFIDid, et on nagu nii keeruliseks teinud nii-öelda selle investeerimissoovituse jagamine. Jah. Järgmine küsimus, et kas meid saab veel kuulda rääkimas kuskil peale ütleme siis selle podcasti, investeerimiskonverentsi, festivali, hooaja lõpusalvestuse. No minu mõelest neid on juba siin nagu päris palju, aga ei, meil on panga sees, pangas väljast on ju neid üritusi ju suhteliselt palju ja ma arvan, see podcast ise võtab juba päris palju nagu aega, on ju, et aga meil on kutsed kahjuks oluliselt rohkem, kui me jõuame nagu igale poole minna, on ju. Ja, et Tarmo on siin ilmselt aktiivsemad, kes käib koolides ja igasugused privaatpanganduse üritused ja sellised päevad, et mina võib-olla käin vähem. No meedia üldse ka, igal pool. Ja majasisesed koolitused. Siis Eestis on leitud muldmetalle, mida juba kaevandab silmet, et kas Eestis võiks olla see järgmine tööstusharu, mis meie majanduse tõusule viib? Miks mitte, aga see ütleme jah, poliitiliselt võib-olla ka keerulisem, aga potentsiaali nagu on küll, jah. Potentsiaal on, aga ma arvan, et need on nii väikses mahus siin Eestis, et see siin väga suurelt midagi käima vist ei tõmba. Ja siis tema viimane küsimus on, et kas Rail Baltic võiks tuua Baltikumi sellist kasu nagu oodatakse? No, oleneb, kes ootab on, et pigem on seal võib-olla põhiküsimus see, et kui palju selle Rail Balticu nagu ülalpidamine lõpuks nagu maksma läheb, need püsikulud, et võib-olla nagu raske nagu prognoosida. Aga samas ütleme, kui need, mida paremad ühendused on, ega see on ju parem, on ju, et aga lihtsalt kui kalliks see võib-olla projekti ülalpidamine läheb, et see on, seda ei oska prognoosida. Positiivne on ta anyway. Ja, seda jah. Siis Gustav kirjutab, et tema käis ka meil suvel hooaja lõpu salvestusel ja tema on ka selline väga tore noor on ju, et kes ütleme, tunneb huvi investeerimise vastu ja õpib selles valdkonnas, aga ta siis on mures, ütleme siis selle Taiwani ütleme TSM põhimõtteliselt pooljuhtide tootja osas, et just nagu poliitilise riski pärast, et mis siis saab, on tema küsimus, kui Hiina ikkagi Taiwani ründab, hästi ei ole ju Meelis siis. No ütleme nii, et siis on väga halvasti tõesti, et ma arvan, et see Hiina Taiwani nagu rahumeelselt kindlasti kätte ei saa, et see tõenäoliselt hõlmab samasugust sükest sõjalist operatsiooni, ilmselt jälle plaan 3 päevaga ära võtta, aga mis kujuneb nagu aastateks. No samas on jälle USA huvid ka seal mängus on ju, et kuna Nvidia ja kõik ostavad sealt kiipe, et USA ei lase seda juhtuda jälle. Jah, aga ega sa võid üritada, aga sellest ei pruugi nagu sellist takistust nagu olla, et Hiina on ise ka suur riik, teab ise, mis teeb, aga lihtsalt kui seal ikkagi sõjaks läheb, et ma arvan, et seal tasub ikkagi siis tehnoloogiasektori aktsiad kohe kinni panna, kõik, mis on nagu kiipidega seotud. Et see ei ole ainult selle aktsia mure, aga siis on Nvidia ja AMD, kõik on puruks. Kõik, et see Taiwan on ikka top 1 riik, kus need kiibid täna tulevad ja nagu me teame, nagu me siin on ju Ukraina-Vene sõjas näeme, et kui kaugele need raketid võivad lennata, et kui seal Taiwan semikonduktori mingisugust tehast õhku lastakse, et siis on ikkagi katastroof, ma arvan,
et siis tasub cash'is olla ja tõenäoliselt siis tekivad mingid uued tarnekriisid siin. Aga no see ongi nii individuaalne, kuidas keegi tunneb, et kui keegi arvab, et see risk on nii suur, eks siis ei saagi seda aktsiat ju hoida, nii et jah, aga loomulikult tegelikult USA, ütleme, see Taiwan Semiconductor on juba avamas uusi tehaseid USA territooriumil ja sinna poole nagu liigutakse, et nii-öelda hajutada nii-öelda neid poliitilisi riske, et see oleks ainult ühes kohas nii-öelda see kipide tootmine. Ja Gustavi teine küsimus on seotud polümarketiga, mis on selline, sa saab nagu erinevate asjade peale põhimõtteliselt kiirvedusid sõlmida, et mõte on nagu selles, et kas tasub nagu jälgida seda selle pilguga, et kuidas erinevate majandussündmuste või aktsiate peale seal nagu panustatakse, et selle, ütleme, ja siis ise niimoodi nagu investeerida, aga ma ei tea, mulle tundub see liiga lihtne lahendus, et see kuidagi turgu suudaks mõjutada. Ei, kindlasti just need polümarket, seal on niisugused binaarsed optsioonid, et seal nii-öelda, kui sa mingi panuse teed, ega keegi nagu turu peal seda assetit ostma ei lähe nii-öelda või paljude asjade peale ei saagi midagi osta, seal on nii poliitilised mingi valikud ja sündmused on ju, et see on lihtsalt loto täielik nagu, loto ja tõenäosus. Priit küsib Elisa aktsia kohta, et temale tundub, et on hea dividendi aktsiad, käive ja kasum on külla stabiilne, dividendi tootlus on atraktiivne, lisaks on suurenenud dividendi makse, et temal endal on see aktsia ja küsib, et mis me arvame, põgusalt vaatasin, jah, pole halb, ütleme, ka hind on nagu suhteliselt atraktiivne, aga et nagu otsust teha, siis peab rohkem võib-olla sisse vaatama, aga jah, see brutodividendi määr oli natuke üle 6%, tõesti dividend on nagu vaikselt kasvatanud rahavoo mõttes, kas nüüd Suurpeeter ostab, seda peab natuke mõtlema, kaaluma, aga jah, vastuseks Priidule, et ei ole halb valik. Ja Mart siis küsib Verisioni kohta, et mis me hiljuti ostsime, et ütleme just dividend lisasime siis põhimõtteliselt, kuna see brutodividend oli 7% juures, aga ta küsibki, et miks me seda nagu tegime, on ju, et kuna ütleme siis dividendi kasvu tempo tõenäoliselt jääb allapoole nagu inflatsiooni kasvu tempot, jah, nõus, lihtsalt ütleme see brutodividend täna ületab ka Ameerika ja Eesti inflatsiooni kuskil 2-kordselt, kuigi see dividendi määr täna on nagu väiksem, et selleks, et ta nagu inflatsioon hakkaks nagu ütleme nagu rõhuma rohkem, siis peaks see inflatsioonitempo nagu veel tükk aega nagu kiiremini nagu kasvama, aga täna on isegi natuke nagu lootust, et nii Euroopa kui USA pool on nagu, ütleme, see inflatsioon natuke nagu allapoole tulemas, et ühesõnaga ma arvan, et Verison on okei, selle hildi pealt nagu osta. Ja siis ta küsib ka Realty Income'i kohta, et tegi hiljuti suure hinna kukkumis läbi, et mis me sellest arvame, et kui see on suur hinna kukkumine, siis ma ei tea, on ju, et tegelikult ta ei ole suur, on ju, et kukkus natuke alla 10%, ka selle segaduse pärast, võib-olla sellepärast, et intressid ei tule nii kiiresti allapoole, kui turuosalised on nagu lootnud, aga meie nüüd oma Realty positsioone oma, ütleme, vähemalt enda portelis ka ja siis nendes virtuaalportelis ei plaani kuidagi müüa, pigem kui hiild läheb nagu soodsamaks, siis võib-olla isegi lisama, on ju. Ja siis ta muidugi tänab sind ka Meelisse, et talle väga meeldivad ka sinu need nii-öelda paukuvad aktsiad, aga kuna tema töötempo ei jõua kõiki neid nagu niimoodi jälgida, siis ta jah, tahab ka nagu dividendide aktsiate poole vaadata. Ja ma arvan, et selles mõttes, kui ma omal ajal selle nagu ideega töötasime, et Suurel Peetril, et oleks nagu mõlemad poolt, et siis leiab ju sealt inimene, kes ei taha need nii-öelda kasvuaktsiad, leiab midagi siis dividendi poole pealt. Ma loodan, et see on niimoodi. Aga tahtsid öelda meil midagi? Ega tõmbame otsad kokku, aga lihtsalt siis see nädal on ju peale kolmapäeval, peale turgu Nvidia ja siuke turgu ootab 8-9% liikumist. Nii et ikkagi, pange see nüüd nagu turuväärtusesse, kui palju raha see ühes või teises suunas nagu on. Jah, kuskil peaaegu 400 miljardit liikumist, 400-500 miljardit, nii et pöid läheb pihku ja popcorni ja, aga tõmbame vist tänaseks sellega otsad kokku, teiega olid Tarmo Tanias ja Meelis Maasik ja kuulmiseni järgmisel nädalal, kõik head. Kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS, tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel.
cool, aga mis see evidentide on? Ei teagi niimoodi kohe praegu öelda. Ma ei tea. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.